nagu kuidagi hästi avatud selles osas, mis on see, millest sina täna rääkida tahad, on ju. Sest ma tean, et Ketlin suudab alati elus üllatada. Alati nagu püüda kinni mingeid asju, mida teinekord teised ei julge püüda. Kohale. Ja esimese asjana ma nägin seda hõlsti, et ma seda tahan kanda. Ja ta ripub seal ja ma istun seal tooli peal ja ma vaatan ja ma vaatan ja ma vaatan ja ma saan aru, et ühel hetkel see kangas hakkab minuga rääkima. Ja minu küsimus kerkib sellest kangast ja selle kanga mustrist. Ja nagu jätk sellele julguse kohale, et kuidas julgeda lõdvestuda sellesse järgmisesse sagedusse. Sinu küsimus oli see, et kuidas julgeda võtta vastu see kuninga energia endas. Et see on natuke sama võib-olla minu jaoks, sest mingisuguses teises sõnastuses ja mõnes mõttes ka see, et kuidas julgeda elada nii autentselt iseendana, et mind päriselt ka ei koti, mis teised arvavad. Taas kord on Ehedusest podcast teie ees. Minuga koos on täna siin Ketlin. Rõõm, põnevus, kõik korraga. Ja hästi põnev on ju täna olnud nagu siin selles salvestuspäeval niisugune väike rituaal, et vaadata, et mis energia siit meie vestlust kuidagi häälestama tuleb. Vaatame kohe. No. Uus suund. Sinu süda januneb vabaduse järele. Ärkamine saab alguse avatusest. Jõud, mis sulle on antud, on põhjusega. Löö oma anded särama, tunnistades oma tugevust kui ka nõrkust. Sinu tee juhitakse uude suunda, kui ütled kõlava sõnaga jah. Enne kui proovid kõike kogu aeg mõtestada, ütle jah tarkusele, sellele tarkusele, mis oli enne sind ja tuleb pärast. Ütle jah vaimule, kellest on kogu loodu. Selline teele minemise kaart. Kitarr ja puu.
jah, nii põnev oli siin seda kogeda, et nagu uus suund ja samas üldse ei tea. Ja siis ma kuidagi nagu põnevil. Kui me seda nägin seda sinu kutset, siis ma mäletan, et ma kirjutasin sinna alla 2-sõnalise kommentaari on aeg punktiga, milles ei olnud kirjutatud, et palun võta mind ka oma podcasti. See oli täiesti selline sügav või selge äratundmine sellest, et ma jõuan ka siia. Ja sealt edasi nagu väga äge märkamine või taipamine, kuidas sa seda siin lood. Ja ma ju olen käinud küll podcastides, on ju, see ei ole minu elu esimene kord. Aga sellisel kujul küll on ja mul on hästi tänast päeva nautinud. Ja ma tulin täiesti tühjusesse, teadmata, mis küsimus on, sest kodus ma natuke märkasin ka seda, et mis väga küsimust see Einike tahab. Aga nagu sa tood välja selle, et mina suudan kuidagi üllatada, siis ma saan ka aru, et sinus endas on selline nagu teatav krutskiga nagu tüdruk, kes keerab asju teise vaatesse, ootamatusse vaatesse. Ja ma lasin selle kerge sellise nagu sellise segaduse ja tunde endast läbi. Ma mõtlesin, et okei, ma tulen lihtsalt tühjusesse, ma tulen lihtsalt kohale. Ja esimese asjana ma nägin seda hõlsti, et ma seda tahan kanda. Ja ta ripub seal ja ma istun seal tooli peal ja ma vaatan ja ma vaatan ja ma vaatan ja ma saan aru, et ühel hetkel see kangas hakkab minuga rääkima. Ja minu küsimus kerkib sellest kangast ja selle kanga mustrist. Ja ja ma saan kätte sealt sellised sõnad nagu teemantkood, see sama lause uus suund, mis on selle kaardi peal ja ka mingisugune teatav sagedus, mis voolab minu jaoks sisse. Ma saan aru, et võimalik, et me hakkame sinuga rääkima muutustest, uuest suunast ja mingisugustest järgmistest sagedustest, sest see on mõnes mõttes olnud nagu, ma olen ladunud viimased 2 aastat lahti ühte puslet selleks, et seda uuesti kokku laduda. Ja see lahti ladumise koht on olnud nii ebamugav ja valus, sest ma olen pidanud lahti võtma need kohad iseendast ja vaatama nendest kappiustest sisse, kuhu ma päriselt lootsin. Et ma ei pea mitte kunagi vaatama. Et see küsimus ongi seotud selle ennem oli juttu sellest julgusest, ja et see mõnes mõttes nagu jätk sellele julguse kohale, et kuidas julgeda lõdvestuda sellesse järgmisesse sagedusse. Sinu küsimus oli see, et kuidas julgeda võtta vastu see kuninga energia endas. Et see on natuke sama võib-olla minu jaoks, sest mingisuguses teises sõnastuses ja mõnes mõttes ka see, et kuidas julgeda elada nii autentselt iseendana, et meid päriselt ka ei koti, mis teised arvavad.
ja ma juba naeran sellepärast, et no ma saan aru, mis mu elus on viimased päevad toimunud. No see on nagu mingi, ma kogu aeg mõtlen, et huvitav, et ma olen küll 2-4 vaata nagu niisugune erakoportunist on ju. Ja siis saan aru, et aga viimasel ajal kuidagi on niimoodi, et minu loomised käivad nagu hoopis mingi teiste tüüpide moodi, et ennem koge ja siis saad üldse nagu midagi öelda nagu. Aga see hästi resoneerub ja see sõnastus ka on ju resoneerub, et hästi sarnane küsimus nagu, noh, nagu sa ütlesid, et väga sarnaselt küsime sama asja, et kuidas alistuda sellesse järgmisse sagedusse, milleks me oleme tegelikult valmis ja kuhu me oleme tõusnud. Noh, nii-öelda kui kuidagi vaadata neid asju niimoodi. Ehk siis ja mulle nii meeldis see, kuidas sa kirjeldasid seda lahtivõtmist ja sissevaatamist. Ja mulle väga meeldib see metafoor, sest ma olen ise nagu otsinud mõnes mõttes ka sõnu, et kuidas selgitada inimestele seda, et kui sa päriselt tahad elus esiteks teada saada, mida sa üldse teha tahad järgmiseks, kes sa tahad olla järgmiseks. Et see ei käi niimoodi, et jah, sa võid teha niimoodi nagu vanam moel ja siis elu nagu nahutab sind ja raputab sind ja nii edasi. Aga see teine viis minu jaoks on see midagi niukest, et sisuliselt see juppideks lahti võtmine, et võtad need jupid ära ja siis paned pärast kokku. Et minu jaoks ongi olnud see, et meil tuleb ära võtta tähenduselt justkui elus olulistelt asjadelt. Julgeda ära võtta need, mida me arvasime varem, mida me mõtlesime varem, mis varem on juhtunud, just kui me ühendame lahti nagu, võtame selle pusletükis, me võtame sealt nagu need niidid ära. Siis me paneme selle pere, suhe, raha, kas või mingi auto ja nii edasi. Me paneme nagu kõik, puhastame nagu ära selle, paneme need jupid laua peale ja siis me oleme natuke aega tühjuses. Ja saame aru, et kuskilt hakkab see meie vaim meiega ühendust võtma ja rääkima, et kuule, hei, nüüd tahaks kogeda niisugust asja. Nüüd tahaks niisugust asja teha. Ja siis sisuliselt täna meil on siin toas, siin ruumis stuudios mitu korda käinud see sõna otsus. Ja tegelikult, et kui sinna vunki veel peale tõmmata, et mulle meeldib tegelikult seal, et kui me räägime niisugusest geeniuse sagedustest, on ju sisemise geeniuse sagedustest, et seal on illusioonis jumala sagedus, mida siis või arhetüüp, mida kasutada selleks, et ellu käskida asju. Et see otsuse mingi next level ja ma täiesti saan aru, ma olen elus nagu kehas kogenud seda tunnet, kus ma saan eristada, kus on lihtsalt otsus ja kus on see nagu käsk ellu. Et ma käsin selle asja enda elus juhtuma ja usun ja mind ei huvita, kuidas see juhtub, aga ma tean, et see juhtub, vaata. Et see ei ole minu asi öelda, kuidas see minuni tuleb, vaid minu asi on öelda lihtsalt see asi, mida ma tahan, see tuleb minul ära teha, see käsk anda ellu. Ja minu arust selle kõige nagu vingem koht ongi see, mida me tahame järgmiseks või kuidas seda siis alistumisse minna sellega. Et see on minu arust midagi sellist, mida mina ka nagu lahti äkki nende jaoks võtab, kuidas, et mõistus tahaks aru saada, tahaks kontrollida, aga nii kui ma sinna kohta lähen, siis ma kukun sinna valguse maatriksisse tagasi nagu nendesse sagedustesse, kus asjad käivad lineaarselt ja kontrollitult ja juhitult. Aga kas ma tahan seda, et kui me tahame uusi sagedusi, uusi kogemusi hingena kogeda, siis meil tegelikult tuleb julgeda jääda sellele nagu enda käsule siis truuks ja lihtsalt minna tuimalt seda teed. Ja nagu sa ütlesid, et mind ei huvita, mida teised arvavad, mida mina teen või kuidas mina teen, sest ma lihtsalt lähen mööda seda enda teed. Ise rajan, ise ehitan, ise loon sinna teele kõik, mis ma tahan. See on mõnes mõttes minu jaoks natukene selline nagu, saan tuua hobuse metafoori siia või sellise näite, et selleks, et hobune, kui me räägime sellisest väga sirgjoonelisest liikumisest ratsaspordis ja mõnes mõttes ka sellest, et sul on vaja, et su loom liiguks ilma kõrvale vaatamata, siis hobusel kasutatakse silmaklappe. Ja ühest küljest võib tunduda, et see on piirav, sest hobune ei saa ringi vahtida, nagu maailma näha.
Aga kui ma tahan päriselt nagu minna nagu seda oma trajektoori, siis ma praegu proovin elada mõnes mõttes silmaklappidega. Ja seda selleks, et mitte, et mind ei huvita, mis elus toimub või mis teised inimesed teevad, vaid pigem sellepärast, et ma saaksin rohkem kontakti selle iseendaga ja sellega, mida mina siis päriselt tahan. Selle kohani välja, eks, et keegi vaatab mind siis valimas tänases ajahetkes seda uut suunda, tegemas midagi sellist täiesti väga, võib-olla justkui väga maist, aga sellel on ka juba oma põhjus, mille me sinuga jagasime. Siis mul on ka selles maailmas vaja minna silmaklappidega edasi, sest et vasakult ja paremalt võib tulla neid samu arvamusi, et oi, et aga minul ka keegi läks. Ja siis vaat temal oli selline kogemus ja temal oli selline kogemus. Ja kui ma luban sellel nagu väljapoolt tuleval nagu infotulval või nagu ka siis nii-öelda sagedusel endasse tulla oma nagu klappidest mööda, siis me hakkame nii kergelt seda lugu looma. Et keegi ütles, et nii oli. Nii selle võrra minu jaoks on võib-olla see liikumine praegu või selle sagedusega ühenduse loomine justkui selline silmaklapitamine natukene. Et las teised teevad seda, mida nemad teevad ja see on väga äge, sest et igal ühel on oma asjad siin ajada. Aga mina ajan mingit hästi oma asja. Ja minu jaoks ongi, kui ma lähen selle kuninga nagu see koht, mida ma selles kuningas nagu taga ajan nii-öelda enda sees, mida ma kõige rohkem kardan. Et ongi see, et kuidas usaldada seda, et ma nagu seal üksinduses ei kappa pärast vaata nagu silmaklappidega. No ma saan aru, et see tuli, jumala ilusti vastasin ära oma küsimusele praegu, mida ma kardan, on ju. Ehk siis mul tuleb lihtsalt lahti ühendada sellest, et nii kui ma näitan endale, kuule, halloo, ma tean, et ma ei ole mitte kunagi üksi, nagu mul olen mina juba esiteks, on ju. Et ja alati igale sagedusele järgnevad nagu need, kes on selle sageduse inimesed ja see resoneerub, et elus ju korduvalt läbi teinud neid kohti, kus terve palett inimestest muutub ümber, sellepärast, et sa ise muutud ja kõik uued sagedused nagu tõmbavad neid uusi lahendusi, uusi inimesi ja kõike juurde, nagu kõik tuleb. Tegelikult tuleb, juhtub ellu. Lihtsalt on su elus. Ja samas ikkagi aeg-ajalt on see, et kas nad tulevad järgi, kui ma lähen ees. Aga kas võib nii ka olla, Einike, et mingil hetkel see kuningas seal sinu või minu või meie sees, see tühjus luuakse talle millegi jaoks. Sest et kui ma vaatan praegu oma elu, siis ma saan aru, et ma olen väga üksi. Kui keegi küsiks, et kes su parim sõbranna on, siis ma saan näidata ainult iseenda peale, sest et välises maailmas seal ei ole selliseid inimesi. Nad on olnud, sa tead neid lugusid, on ju, ja nad on olnud seal väga pikalt ja need ühendused on olnud väga võimsad ja sealt pealt on loodud väga ägedaid asju. Aga praeguses ajahetkes mõnes mõttes ma olengi veel selles tühjuses, selles, mille kohta sa ütled ja ma tean, kui ebamugav see on. Ja seal ongi hirm, et äkki see jääbki niimoodi. Kuni selleni välja, kus ma kogen seda väikest ennast, seda väikest Ketlenit, kes on teinud nagu, kelle valukeha nagu aktiveerub kohe selle peale, sest et ta on mõnes mõttes olnud kogu elu see veider erak, kes mõtles, et UFOd lihtsalt viskasite siia maale ja unustasite siia maha. Päriselt ma väikse lapsena arvasin seda, et midagi aeti sassi, sest et nii ei saa olla, et nagu nii. Kuni ühel hetkel ma tunnen ära, et ma saan aru, et neid nagu see kõik veel nagu... Neid maha visatud on veel veel. Ma nägin tegelikult saalis oli käsi, päevalt üks käsi tõusis, ütles, mina ka kukkusin siit kuskilt pilve seest alla. Aga pigem nagu see koht, et me oleme kartnud seda üksindust, aga kui me siis julgeme, kui see kuningas julgeb seal selles tühjas ruumis ennast nagu avardada ja selle ruumi täita nagu endaga. Just. No ega rohkemat polegi ei ole ju vaja. Ja see on hästi, hästi võimas tunne. Ma saan aru, et miks sina mõjud ka mulle hästi
sinu ruumid, see, mida ma kogen ka praegu, ongi see, et sa suudad luua nii visuaalseid pilte ja siis mul läheb nagu mäng läheb ägedaks enda sees. Ma juba nägin seda. Ja see on nagu mingi selline asi, et kas ma saangi aru, et mul tuli kohe niisugused sõnad nagu individueeritud maatriks ehk me igaüks tegelikult oleme loomas enda maatriksit ja täpselt nagu sa ütlesid, et oled üksi seal toas ja teed selle toa endaks, sisuliselt. Ehk miks keha on meie nagu, miks me saame keha kaudu sellesse ruumi minna, on sellepärast, et kõik meie kehas on olemas. Kõik uksed on seal meie keha sees lõputult avanevad ja lõpmatusse avanevad ja kogu maailm on seal olemas. Ma hästi kaifin seda ruumi praegu, sest et ma saan aru, et ühest küljest see on nagu podcasti salvestus, teisest küljest on see nagu aktivatsiooniprotsess. Ja. Et ja meil on Einikesega oma ajalugu, me oleme teinud igasuguseid põnevaid ruume ka varem, aga põnev on sind nagu selles võtmes tajudest, me ei ole ammu kokku puutunud sellisel kujul ja ühest küljest ühel osal minust väga keeruline tegelikult ennast siia ruumi tuua, sest et see oli see teatav nagu ebamugavus, see loomine, sest et kogu selle tausta sees lähtuvalt sellest, mis siin ruumis on erinevate naiste poolt loodud, käivitas minus hästi tugeva valukeha, hästi tugeva varju. Ja ma toon selle tegelikult siia ruumi nähtavaks, sellepärast, et kui me selle nähtavaks toome, selle siia väljale paneme, siis kõik, mis nähtavaks tehakse, see saab hakata nagu muunduma ja muteeruma ja protsessima. Ja see valukeha, mis minu sees tegelikult nagu esiteks see sama tohutu üksindustunne, reedetus, tunne ilmajäämise tunne, väga kõrgel tasemel kadedus, et kõik selline nagu see varju külg, sellisest mõnes mõttes sellisest nagu läbi nende saalide jooksvast fuuriast, kes nagu karjub ja röögib, et temalt on midagi kas ära võetud. Ja ma sain aru, kui oluline mul on ennast siia ruumi tuua selleks, et lubada sellel osal ise endast nähtavaks saada. Selleks, et see konkreetne koht saaks hakata tervenema, sest et see on kollektiivne naiste haav. Ja selleks, et tegelikult sellel hetkel, mil ma esimest saadet tegin, siis ma küsisin, sest et nii ägedasti see kaart ütles ka selle kohta, et vaata, et tuleb tunnistada ja aktsepteerida seda, kes on enne meid olnud ja mis tuleb. Et tegelikult mul läks ikkagi paar salvestuspäeva aega ja tegelikult ma juba teisel salvestuspäeval olin valmis, aga esimesel salvestuspäeval ma pidin enda sees, nagu kui ma vaatasin seda kohta, kas ma saan Ketlinit praegu kutsuda, sest sa käisid mul läbi, sest et ma tundsin, et ma tahan ausaid vestlused ja ma tean, et seda ma sinuga saan. Siis oli mingi selline koht, kus ma lihtsalt panin nagu väljale latakana, panin sinu ja kogesin ära, kuigi mu keha teadis kohe, et Ketlin peab tulema. Ketlin on nagu justkui selle mineviku nagu lahti laskmiseks, kokku sidumiseks, millegi jaoks oli see vajalik ja ma isegi toona ei hakanud selle peale mõtlema. Ma vaatasin, huvitav, keha teab, et Ketlin tuleb siia saatesse, see on millegi jaoks vajalik. Okei, see pole minu asi, aga see, mis ma emotsionaalsel tasandil lihtsalt lubasin kogeda sellel emotsioonil, mul ei olnud niisugust nagu mingit kindlat emotsiooni märki nagu ei olnud, et sildiga, vaid lihtsalt mingi emotsioon, sagedus tahtis muutuda. Peale seda minu jaoks muutus väga palju jällegi. Aga ma arvangi, et tegelikult muutus väga palju juba eelmisel aastal, äkki aasta tagasi, kui me olime Taevaskojas. Kaari veel kutsus meid sinna kokku. Ja see on olnud nagu, ma arvan, et seal muutus väga palju. Aga ma saan aru, et see on olnud nagu mingi protsess, mille, nagu sa ütledki, et see on mingi ühisväljas, mingites nagu, et see lihtsalt roll, naistega töötajatel on mingi roll, mis vahepeal tuleb ära teha ja aktsepteerida ja armastada kõike seda, mis on kogetud ja kõike seda varjuga, mis tuleb nähtavale. Et mul isegi nagu, ma olen lihtsalt nii tänulik just selle eest, et me julgeme teha neid valikuid
neid tulemisi ja minemisi. Sest see on mind tegelikult väga palju aidanud neid pusletükke puhtaks teha ja nagu lubada sellel enda pusletükil olla endana seal laua peal. Ja ilma nagu kuidagi enam ei ole seal nagu seda laengujuppi seal plussi ega miinust küljes, sest et ja siis ma tunnengi ennast terviklikumana ja ma näen teisi ka nii palju selgemalt ja terviklikumana. Ja see on nagu, see tähendabki, et ma näen ennast. Et kui ma neid juppe puhtaks teen kuidagi ja nii kaifin, ma arvan, et seda meie teadlikkust täna lihtsalt on äge vaadata, näha seda muutust, mida sa endale oled loonud ja ainus nagu see mõõtekoht on nagu see, et nagu mingi sisemine rahulolu ja nii vähem laenguid ja siis saadki nagu olla, et niisugune muutus on olnud ja siis nagu vaatad, nii äge koht, kus on nagu seda ruumi ja tühjust ja seda nagu potentsiaali, mille iganes loomiseks peab olema. Ja see tuleb nagu ise sellest, et sa lõikad ennast nendest vanadest mingitest laengukohtadest nagu vabaks. Jaa. Sa tood välja selle eelmise aasta sügise seal Taevaskojas, mille imearmas Kaari meil kokku lõi, siis ma mäletan, see oli ka nagu väga vinge protsess minu jaoks. Siin ruumis ei ole kedagi, kes oli selles autos, kus mina olin, mis sinna Taevaskoja poole sõitis. Võime mõnikord Elo käest küsida, sest et Elo sai selle laksu esimesena, sest et see oli tema auto. Ja ma arvan, et kui keegi oleks vaadanud seda autot eemalt, siis ma arvan, et see auto nägi välja nagu selline must kõuepilv, mille taga istmel istub lihtsalt selline nagu puhisev mina, kes tegelikult üldse ei tahtnud sinna ruumi tulla, kes ei saanud mina ei saanud mingil tasandil üldse aru, miks Kaari mind kutsub, sest mis sündmus see üldse selline on. Ja ma mäletan, ma ilmselt ütlesin Elole ka midagi väga nagu koledat, aga see läks üle. Sellest tuli imeäge päev, sellest tulid imeilusad pildid ja täitsa selline pöörane koosloomine ja natuke segane ruum, sest seal oli väga palju erinevaid tasandeid ja väga palju erinevate energiatega naisi. Ja keegi siis orkestreeris kogu selle asja seal kokku ja samas on nagu nii tervendav kuulata tegelikult seda sinu vaadet sellest loost. Ja ma saan aru, et minu protsessis, minu ebamugavuse, leina, kadeduse ja kogu selle mingisuguse agoonia ja valuga ei ole tegelikult ei sinul, ei Kaaril, mitte ühelgi naisel siin ruumis ega kogu sellel asjal, mis siia kokku on kutsutud, mitte mingisugust pistmist. Peale selle, et te annate mulle võimaluse oma varja vaadata ja selle peale, kui ma korraks nagu vaatasin seda loomist, mis siin on, mulle väga meeldis, Kaari ütles, et kuule, sa oledki näinud meie seda, mis iganes selle saali nimi on, sa oled näinudki seda. Ei, ma ei ole seda näinud. Ja ma saan aru, et kui suur potentsiaal on selle taga, et selleks, et seda varju vaadata, on vaja midagi sellist. Et missugune on selle varju taga asuv potentsiaal, kui see lahustub. Et seega mõnes mõttes see on natuke selline koht, et võib-olla on hea toolist praegu nagu kinni hoida. Ja see minu arust on, see ongi see, millest me rääkisime siin ka ju esimeses salvestuses täna, et see vastupanu tunnet tunda, sest sa tead, et kui ma selle varju ära lahustan, siis võib ju elu muutuda. Oh my god, midagi toredat võib juhtuda elus. Ma olen 2 aastat väga-väga kõvasti pingutanud selle nimel, et seda juhtuks. Nagu päriselt. Ja see on... Ma tegelikult imetlen ise ennast selle sees, sest et ma olen elus. Mul on alles mu kodu. Mul on uus töö. Okei, mul siiski üks sõbranna on. Okei, aga... kind of, ma saan aru, et see on keegi, kes esitab mulle nagu kõiki kihte erinevatest inimsuhetest. Ja ma vaatan seda ja mõtlen, et nagu, vau,
et kui palju auru on läinud tegelikult nagu selle vastupanu peale, sest et midagi nii kolossaalselt tahab ära juhtuda. Ma olen midagi nii konkreetselt otsustanud iseendas. Aga mõnes mõttes ma ei ole julgenud veel seda viimast nagu klõpsu iseenda sees nagu ära teha. Et see oli see, et mulle tundub kuidagi, et on see nagu otsus ja siis on nagu. Noh, ja siis tegelikult tuleb võtta vastu see kõik, mis tuleb, nagu see, mina ütlen selle kohta, et elu hakkab siis herneid viskama, et sa teed otsuse ära ja siis tegelikult selleks, et saaks koonduda ja joonduda kõik nii nagu vaja on, siis hakkab maailm värisema, mürisema, elus hakkavad herned viskama, auto läheb katki, laps jääb haigeks ja kõik asjad hakkavad juhtuma selleks, et nagu sinus veel need viimased emotsioonid üles äratada, et sa saaksid oma sagedust muuta tegelikult. Iga kord emotsioon muutub, su sagedust, sa põhimõtteliselt vahetad ajajoont, aga selleks, et selle järgmist ajajoont valida, on vaja sul olla see sagedus, elada seda sagedust ja ära otsustada, et sa oled see, on ju, mitte enam see. Ja see on nagu see, mida ma tean iga kord, kui ma teen praegu otsuseid, siis ma tean, et see, mis aitab mul nagu hobusena klappidega kapata enamasti, on just see, et ma tean, et see käib selle mängu juurde. Et ma tean, et see on selleks, et ma nagu laputaksin, ärkaksin üles mingist asjadest, mis ei lubanud mul juba varem olla see, kes ma nüüd soovin olla. Ja see on nagu olnud ja samas ma vaatan nagu seda meie vana kampa, siis mõni päev nagu ma näen ka, et tegelikult enamus ju ei suhtle igapäevaselt. Mingi väga väike osa suhtleb aeg-ajalt niimoodi oma vahel ja mina väga teadlikult olin mingi aja eemal ja kõigile tundus, et ma jätsin korraga kõik maha. Tegelikult mul oli endaga liiga palju tegemist. Et lihtsalt nagu, aga kui ma vaatan meid kõiki, siis mulle tundub, et kõik on mingis nagu päris korralikus loputuses praegu sees. Ja samas nagu hullult nagu see koht on nagu endas, et kurat, ta võiks juba selle ära teha. Tegelikult sa ütled seda endale, et kuule, Einike, tee ära, sa oled 2 aastat sama ratast käinud, sa võid vaadata neid vanu videosid, sa räägid ikka sama juttu ja ikka oled sa vastupanus. Nagu vaata see võitleja minust tuleb ülesse ja siis, aga siis sa näed seda teistel, vaata. Tee ära juba see nagu, kaua sa selle isa teemaga või selle ema teemaga jaurad, nagu tee see isa teema ära, tee see õe teema ära, nagu kaua sa vihkad seda õde, anna andeks nagu lõpuks on ju. Vaata, et kõik niisugused asjad nagu, et sa näed teistel, on ju, ja siis ja sa samal ajal aru, et okei, aga ma ise käin ka nagu seda mingit enda ringi, millega mul on enda see asi. Ja siis mul on ka praegu kodus üks projektor ja siis projektorid teadupärast on väga ausad ja teadupärast on need nagu minu arust koti pähe, mis maailmas teised arvavad. Aga oma tõde on lihtsalt nii palju selgem. Ja siis ma vahepeal nagu mulle meeldib nagu lihtsalt kasutada seda olukorda, kui keegi näeb. Ja siis ma nagu ütlen ka, et kuule, ma ei viitsi jaurata praegu siin selle teemaga, ütle mulle otse välja ja nagu that's it nagu. Ja ma võtan vastutuse selle eest, mis sa mulle ütled ja ma tegelen nende tunnetega, et ma ei lähe nagu midagi muud tegema. Et siis vahel nagu, ma saangi aru, et isegi kui sulle näidatakse seda kohta, sa pead ikkagi tulema ise sellest vastupanust läbi ja ikka nagu otsustama, et see ei tähenda enam mitte midagi, mis toimus seal. Keegi teine ei saa sinu ees seda kohta ära teha. Sest see on sinu enda isiklik asi. Ja sa tood välja ka selle, korraks tood siia sisse selle human designi ja selle projektoriks olemise nagu kogemuse, siis minu jaoks nagu vallandus sellest hästi palju, mul tekkis väga palju vabadust läbi selle, kui ma jõudsin siis ringiga uuesti human designi juurde tagasi ja sain oma disainikaarti lahti võtta ja ma sain väga-väga paljudest asjadest enda jaoks aru. Ma sain väga palju aru, et miks mul tekib näiteks autoriteetidega konflikte, eriti meesautoriteetidega. Sest et ma olen autoriteedile väljakutse esitaja. See on minu sünnikaardis kirjas, et ma olen siin selleks, et esitada autoriteetidele väljakutse. Täpselt on. Ja või et kui mul on see innovatsiooni sünnirist, et ma lähengi sisse ja palun väga vabandust või et tegelikult ma ei tohi vabandada, aga ma näen vigu. Ma näen nagu kõik ära, mis on valesti.
ja see on ühest küljest, kui sa ei oska seda kasutada, et siis sa oled lihtsalt üks nõme kritiseeriv keskealine nagu blondiin, kes lihtsalt nagu litib nagu vasakule ja paremale seda kriitikat. Aga kui sa ühel hetkel saad aru, milline vägi selles on või seesama koht, kus sa ütled, et sul on seal kodus see projektor, kes lihtsalt näeb. Ja see on tegelikult ka nagu sinu väga vinge teadlikkuse koht, et sa julged öelda talle, et näita mulle ja ma võtan ise vastutuse. Sest et me ju kohtume projektoritena tohutus koguses nende inimestega, kes ei võta mitte mingisugust vastutust, mitte millegi eest. Ja kui me ise ei ole teadlikud, siis me lahmime oma tarkust nagu vasakule ja paremale ja saamegi selle nõmeda sildi külge, et me oleme targutajad. Nii et aitäh sulle, et sa oled sellises kohas juba. Ja see on lihtsalt, vanemad on tegelikult ka projektorid, ma olen terve elu olnud ja ma ise olen nii-öelda, kuidas öeldakse, et mul teen nalja, ma olen mootoriga projektor, sest et mu kanalid on kõik projektorlikud kanalid ja siis mul on antud lihtsalt see mootor ka, et siis kütta. Et kui muidu projektorid peavad ikkagi teadlikult oma energiat nagu juhtima, siis mulle andab kütet peale see, kui ma nagu, Lucky you, õnnelik sina. Õnnelik mina. Ja see on midagi sellist, mida ma igapäevaselt näen ja tema tänada ma lihtsalt olen enda kohta nii palju õppinud läbi selle, et ma olen lubanud näha kõiki neid inimesi, kes mu ümber on ja ma lihtsalt olen projektorite magnet, midagi muud teha ei ole. Ma saan nendega hakkama ka, sest et nad on päriselt kingitus kogu sellele uuele maailmale. Nad on kingitus, et elu võiks olla ilusam, lihtsam ja õnnelikum. Ja loomulikult neil tuleb endal ka teha mingid kohad läbi lihtsalt selleks, et nad saaksid seda enda väge kasutada, et see vari nagu ei... Seda võõrmõju on piisavalt palju tegelikult, sest et kui sa oled siin ju käsi tõusis ka teadmata, kas see teiselt pool tõstis kätt projektor või mitte, vahet ei ole. Aga kui sa oled elanud teadmisega, et sa oled vale, nagu kogu üdini nagu vale, siis sa hakkad nagu proovima ju kuidagi nagu mahtuda sellesse kasti, et ja sätid ennast ju selle järgi, milline see maailm on. Aga mõnes mõttes ma saan aru, et ma tegelikult väga vedanud, sest kui ma lähen nagu oma lapsepõlve tagasi, siis ma saan aru, et mul lasti elada üsna sellist projektorlikku elu. Ja isa, kes tänaseks hetkeks on füüsilisest reaalsusest lahkunud, on ka projektor. Ja mu poeg on projektor, et selle võrra ma saan aru, et see on meil midagi ei ole teha, see on meil geenides, see peres on ja see lihtsalt nagu voolab. Ja ma mõnes mõttes nagu sellest teada saamine on mind hästi palju aidanud. Ja nüüd ma mõistan ka, et võib-olla miks mul lubati elada pigem väga palju vabalt. Et kui teised rohisid, siis mina võisin jalgrattaga lihtsalt ringi sõita ja ujuma minna. Ja ma tegin ka mingisuguseid töid, mida oli maamajas vaja teha, aga mul oli kuidagi väga palju rohkem vabadust. Mina olen projektorite laps, mina tean väga hästi, kuidas projektorite nagu tegelikult on et see vabaduse andmine käib läbi mingi, et see on nii loomulik. See tsüklilisus, ma ütlekski, et see puhkustöö ja igaühe eneseregulatsioon oma puhkuse aja valikul. Et see on olnud nagu kuidagi minu elus nii saatev ja ma täiega saan aru, miks mu vanemad saavad töötada vahetuse alusel. Väga hästi sobib neil. Nad on spetsialistid oma alal, nad on küll erinevad projektorid oma tüübilt, üks on porno autoriteediga, teine on emotsionaalne. Et aga ma näen nagu seda, mida annab meile just see teadlikkus ja lihtsalt human design on ka üks viis, kuidas avardada seda teadmist enda kohta ja samal ajal seda ei saa vaadata ainult ühe jupi kaudu, et mul nüüd see täidetud, nüüd see tähendab seda, et see on nagu ka tervikpilt, mida saab uurida. Ja mina näen seda kuidagi selliselt, et kui ma lähen siit kaugemale, ma lähen selle meie teema juurde, selle uued energiad ja kuidas sellesse nagu alistuda ja kuidas päriselt võtta omaks see, kas või see sünniristi energia, kuidas lubada sellel kõigel nagu, kuidas seda ära kasutada enda jaoks. Siis kui te olete vaadanud ju seda human design charti, siis seal on ju kõik need väravad ja keskused ja kõik on nagu kujutletud inimese kehas.
ja seal on ka ju kõik astroloogia ja seal on igasuguseid muid süsteeme veel. Ja kui me mõtleme selle peale, et ka inimeses on see kõik olemas, et see üks inimene ongi nagu see, mis see chart on, aga see on nagu kõikide nende, nagu osadel on nupud sisse lülitatud, osad on nagu välja lülitatud, osad on nagu avatud ja osad on nagu suletud, on ju, nii-öelda mitte suletud, täidetud, on ju, siis, et see nagu lihtsalt see aktivatsioon, millega me oleme tulnud ja nüüd on meie asi kasutada seda aktivatsiooni ja mulle meeldib nagu vaadata mõnikord seda, et kus see asub mu kehas, vaata, et kui minu see Lilith on siin ma olen nagu vaadanud, et kus see värav asub nagu keha tasandil, siis, et kui see Lilith on siin ja mul on Chiron ka siin, ehk siis mul on mõlemad on nagu sama värav. Ja siis, kui ma mõtlen selle peale, siis ma nii, et okei, ma saan aru, see on minu keha, see on siin. Ma ei ole mitte millestki ilma. See on lihtsalt minu otsus, kas ma kasutan seda, aktiveerin selle sageduse endas või mitte, kas ma viin ennast ruumidesse, kus ma saan seda sagedust aktiveerida. Ja see, mis sellega nagu kaasneb, see on sarnane alistumisele. See, kas me võtame selle pusletükkidest saadud mingi teadmise, pusletükkide lahtivõtmisest saadud teadmise ja otsustame nüüd panna selle kokku nii, nagu me soovime praegu järgmisena kogeda. Või on see kas või human designist, kus me saame teada midagi, mis on meil võimalik luua ja kuidas meie keha meiega räägib. Et see annab lihtsalt vihjeid selle kohta, et kuidas õppida seda intuitsiooni kasutama või mida endas kuulata alguses. Ja siis see kõik hakkab lahti rulluma lihtsalt. See lihtsalt nagu, lood endale lihtsalt mingit uut teadvuse ruumi ja samal ajal neid aktiveerimise kohti ka kehas. Et see loob lihtsalt nii palju enamat. Kas mäletad, et ma ütlesin sulle, et mulle meeldib, et kuidas su podcast on üles ehitatud? Ja ma istun siin ja ma kuulan sind. Ja ühest küljest ma saan nagu aru, kuidas see miski, mille järgi mina tulnud olen, et see on ennast ära laadinud, et see on mu kehas olemas. Ma istun ja ma saan aru, kuidas mingisugused osad minust saavad ära lõdvestuda lihtsalt siia ruumi. Ja selle võrra ma nagu imetlen seda kohta, et sa oled julgenud valida selle üles ehitada just niimoodi, nagu sa seda teinud oled. Sest et neid podcast'e on nagu ja neid saateid ja neid on nagu miljon. Aga mulle meeldib see, kuidas ma saan täna siin ruumis nagu päriselt väärtuskogemuse. See ei paista mitte kuidagi välja. Istume siin imeilusa eenikesega, räägime mõnele inimesele arusaadavat juttu ja mõnele inimesele ilmselt nagu kosmosekeeles on ja mingitest sagedustest, aktiveerimisest, nagu millest, ma ei tea veel millest on ja teisest küljest ma saan aru, kuidas siin all või ta austal või kuidas iganes öelda jookseb kogu aeg nagu peale ja maha laadimine nagu. Ja kuidas siin energeetiliselt on nii teissugune nagu väärtussagedus. Ma loodan väga, et sa ise ikka nagu saad ja näed ja tunned. Ja loomulikult. Ma teen seda sellepärast, et tegelikult see podcast päriselt sündis selles tühjuses, kus ma eelmine terve aasta olin. Seal talvel Haanjas valge lume sees. Ja siis ma sain aru, millist podcasti ma tahan teha. Sest ma esimesele kohale panin iseenda. Ehk siis see, mis mind laeb. Mind laeb see, kui sina tuled, esitad mu käest võimalikult keerulisi küsimusi või nagu, mitte keerulisi, tegelikult need ei ole keerulised, sest see tõeruum on siin meie jaoks olemas. Ja see, mida loovad, see, et siin samal ajal istuvad inimesed ruumis, see tekitab mingid, ja iga kord on ju erinevad. Mina ju kogen iga inimest, kes siia istub, ma lähen sellesse kogemusse. Et nagu sa ütled, et sa said enda jaoks, oled saanud mingid asjad kätte. Ja see ongi nagu see, mille pärast mina teen iga kord, kui ma siin istun inimesega.
siis ma nagu kogen ennast läbi sinu ruumi. Et samal ajal, kui sina tuled minu ruumi, mina tulen sinu ruumi. Ja see kuidagi nii hästi, lihtsalt kõik sünnib ja need pildid, mida ma siin ka näen, on sageli sellised, mida ma muidu endas ei näe. Ja see on sisuliselt nagu see, et meil on see connection chart seal Human Designis, kus sisuliselt me koos saame kogeda sellist ruumi. Ja minu jaoks need vestlused ongi selliste ruumide kogemine. Ja sellel ajal, kui ma monteerin või kuidagi, ma olen iga saatega umbes 2 nädalat. Nagu teen riile, aeg-ajalt postitan mingeid asju. Ja ma iga kord selleks, et kirjutada mingid paar sõna, ma võtan uuesti ühendust, mis nüüd sellest saatest veel mulle tuleb. Ja see võimaldab mul lihtsalt nii palju avarduda endal. Et ma olen selle ruumi, ma ise olen öelnud endale või enda visioonis, ma näen, et see on minu sisemise geeniuse loodud ruum, mis sünnib lõdvestuses ja mis lihtsalt mind ennast aktiveerib. Ja see on juba see, mis mina tahan, et nagu minu elus juhtuks. Vaata, see on see kogemus, mille järgi ma tulin, sest ma tean, et ma avanen küsimuste peale. Ma olen varem teinud ka teistpidi podcasti ja see oli minu jaoks nagu... Ma olen käinud ju sinu ühes podcastis. Võib-olla täitsa hea. Mitte võib-olla, vaid päris kindlasti. Tuleb meelde küll kuskil aegades. Ehk siis, et see on nagu teistmoodi. Ja see ongi väga teistmoodi. See on täitsa teise koha peal. Ja see on lihtsalt... Ja sellepärast ja see on üks põhjus, miks ma mõnes mõttes nagu tahangi, et inimesed elus julgeksid sinna tühjusesse minna, sest siis hakkavad sündima innovaatilised viisid ja see algpunkt, mille pealt midagi luuakse. Ja kuna ja sellel hetkel ongi nagu need geeniused on ruumis, vaata, sest mina usaldan kõike seda, mis siin toimub ja see loob mingit nagu järgmist kohta meie kõigi jaoks. Ja ma soovin, et igaüks, ükskõik mis ta tunne on, mis ta peab tegema, sest et mõistusel ei ole sellega mitte mingit pistmist. Sa võid olla nagu täna autoremondi lukseb ja sulle öeldakse, homme sa pead hakkama, keegi teine ei ütle, see kõrgem teadlikkus ütleb, aga kuule, nüüd on aeg hakata, ma ei tea, maasikakasvatajaks. Ja siis sa hakkad maasikakasvatajaks, sest et see on see, mida sa pead praegu tegema. Ja see on see, mis loob maailmale mingeid selliseid lahendusi, sellist elamust, küllust, tõde, millest nagu on siis räägitud mingitest kuldajastustest kui sellistest või mingitest veevalaja ajastustest või mis iganes nimetuse me sellele paneme. Et see ei oma tähtsust oluline. See, kuidas me sinna jõuame, on lihtsalt läbi selle, et me ise lubame endal aru saada, mida me järgmiseks tahame teha ja siis lubada sellel. Aga see tekib seal tühjusesse mingi taipamine. Sõnastasin oma küsimuse, ja ma isegi täpselt ei mäleta, kuidas ma seda sõnastasin. See ei ole tänases nagu siia jõudmise punktis enam üldse oluline. Ma saan aru, et ma saan nii kaifida seda ruumi praegu. Võtad selle sama aktivatsiooni nagu pealt. Ja selle sama koha pealt, et kui seda podcasti kuulata või vaadata, siis võib-olla võib tunduda, et see alguses esitatud küsimus, et sellele tegelikult justkui ei ole ju vastatud. Et Einike ju ei öelnud tegelikult Ketlinile, et kuidas siis ikkagi nendesse sagedustesse saada, mida ma küsinud olen. Ja see tegelikult ei ole vaja öelda mulle, on ju. Ja võib-olla paistab see kuidagi välja ja võib-olla see ei paista ja ei peagi välja paistma, aga ma saan aru, kuidas ma istun siin ja mul on kõik hästi selge. Sest et mu inimmõistus ei pea tegelikult mitte midagi nagu aru saama või teadma, kuidas see järgmine tasand tuleb või mismoodi ikkagi need rahad ära luuakse või kuidas see talu ikkagi siis nagu valmis ehitatud saab ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Vaid et see esitatud küsimuse vastused on kehasse nagu sisse tulnud ära.
see on nii põnev. No sellepärast ma ütlengi, et aega nagu vahepeal, no mitte vahepeal, aega pole olemas, nagu see on lihtsalt mingi mõiste, et me kohtuksime siin selles hetkes, on ju. Aga lihtsalt see, kuidas ma eile õhtul, ennem kui ma magama läksin, ma vaatasin, noh, ma jõudsin koju mingi, ma ei tea, 10:30. Ma vaatan oma meest ja siis ma ütlen talle neid samu sõnu, mis sina ütlesid mul. Kõik on järsku nii selge. Ma näen nii selgelt nagu mingi, ma isegi nagu seda, et see on nagu see minu jaoks see koht, et sa hakkad rohkem värve nägema ja see, et kui keegi tahab otsida mingeid tõendeid iseenda elus millegi kohta, et kas ma nüüd olen nagu mingit tööd teinud või mitte. Päriselt, kui sa hakkad uuesti elus värve nägema, siis see on juba nagu see koht, kus võiks öelda juhuu. Sest et värvid tulevad esimesena tagasi. Ja see on nagu mingi niisugune ja siis sealt tuleb see selgus. Ja siis lõpuks saadki aru, et sa ei vaja mingit tõendit selle kohta, kas nüüd ja kuna need sagedused või kus ja kes. Või mismoodi. Mismoodi täpselt, sest et mõistus ei suudaks seda hoomata niikuinii. Ja see ongi ainult keha kaudu. Info on juba olemas. See vastus on olemas ja kõige parem ongi seda kuulata kodus mingi lebos nagu niimoodi, et sa lased kehal kuulata ja siis mõistus ei pea nagu kaasas olema. Ja teisest küljest on nagu see ja ma ise olen päris palju niimoodi viimasel ajal nagu, mis sa oled õppinud, sest see õppimine ei käi enam sel viisil. Aga just see, et sa lubad oma kehal nagu kohale minna sinna, kus iganes või tal on vaja minna, nagu ta ütleb sulle, ennegi lähme sinna. Sa lähed ja see võib olla jabur nagu seesama, et kas ma tahan minna kuskile, ma ei tea, festivalile, ma ei tea, hip-hop festivalile. Et mul oli korraks tunne, et ma võiks nagu mingi osa nagu tahtis, mingi mitte. Aga ma tean seda, et ma olen iga aasta, kui ma päriselt mul tuleb see nii, nüüd ma lähen. Siis ma saan iga kord seal kontserdil, mis muidu tundub mulle täiesti jabur. Noh, miks ma pean seda kuulama, miks ma pean seda purjus inimesi vaatama ja nii edasi. Aga ma saan lihtsalt niisuguseid aktivatsioone, teinekord mingid nägemusi, mingid teadmisi. Ja seal tuleb mul see pilt. Ja noh, ma pean sinna minema lihtsalt selleks, et mul see pilt tuleb, ega ma ei lähe sinna võib-olla hoopis mingi muu asja pärast. Ja sellepärast ongi need kohale jõudmine kuhugi ruumi, kui on tõmme, siis isegi kui vastupanu, siis minna. Me kasutame ka väljal väljendit, et palun, või mina väga palju kasutan seda ja ma tean, et Triin ilmselt ja me palume järgneda kehale. Just. Ja sellest oli korraks siin kuskil eelnevas episoodis või järgnevas, ma ei tea, mis pidin, et siin kõik hakkavad sul looma juttu tegelikult sellest ka, et kuidas see koht on, et me teeme ka nagu äri läbi keha või et me keha näitab, sest keha viib mind sinna, on ju. Ja seesama, kuidas me taevaskottu mõlemad vastupanu, sõltumata oma vastupanust ikkagi kohale läksime tookord. Et tegelikult ju meie jumesta Liinaga sain mina seal tuttavaks ju. Ja samamoodi mul oli nagu nii jabur, aga mille pärast mina selle valisin, ma mäletan, ma olin kuskil soos, kui Kaari mulle selle sõnumi saatis. Ja mu keha ütles lihtsalt nii kõva jaa, et ma pean minema. Mis sest, et mõistuse ei tahtnud minna ja mis sest, et mul oli tollel päeval, ma olin üksi ja lastega mingid lasteaeda järgi jõudmist, kõik teemad. Aga see pidi kõik juhtuma. Ja keha ütles lihtsalt nii suure jaa ja keha ütleb meile kõigile mingil viisil oma jaasid. Ja isegi kui on vastupanu, siis ära kogeda see vastupanu. Ja see on mingi asi minu arust, mis nagu, vaata siis hakkabki rulluma kõik lahti ja niimoodi need talud üles ehitatakse ja rahad luuakse ja kõik nagu juhtub, joondub, on. Mul on väga hea meel, et sa tulid. Jaa, aitäh. Nii äge. Et see pilt, nägemus sellest suhteliselt kohe, kui ma hakkasin mõtlema, kes võiks siin saates kuidagi läbi käia. Ja see oli nii äge koht ka, kui sa panid, et on aeg. Nagu, et seda on olnud äge kogeda ja seda ruumi siin sinuga ka väga tore kogeda.
ja nagu ikka, siis kui sa tahad jälgida Ketlini tegemisi, siis ma kindlasti paneme mingi vürtsika teksti kokku sinna episoodi kirjeldusse ja mõned lingid ka, et kust saab ligi Ketlini ruumile ka. Ja kindlasti kaalu seda või vaata, mis su keha ütleb selle peale, kui me ütleme sulle, et 28. september on meil suur eheduse päev siinsamas stuudios ja kõrvalsaalis ja kus me nagu loome ruumi selleks, et igaüks saaks enda ehedusega kohtuda. Saab sügavust, saab fun'i, saab tantsu, saab süüa, igasuguseid nagu niisugune tervikpäev iseendale. Nii et selle info leiad sa ka kindlasti episoodi küljest ülesse. Ja nüüd imeline Birgit teeb meile lõpunoodi siia kingituse Ketlinile. Meiega koos. Ja, meiega koos. Me saame laulda ka sinna uude suunda. Su aknad maali